Tere päevast, head vaatajad, kuulajad jälgima saadet Julgeolek täna. Meie tänase saate teemad on kriisid, mis võivad puhkeda Iraanis ja Kuubal ning räägime ka erinevate julgeolekuasutuste aastaraamatutest. Stuudios nii nagu ikka on julgeolekueksperdid Meelis Oidsalu ja Erki Koort. Julgeolek täna alustab. Nii, hakkame pihta. Minema. Meie saade on oluliselt kaalu juurde saanud. Ma lihtsalt mainin, et palju õnne veel kord hea kolleeg, kaassaatejuht, arvamusliidri tiitli saamise puhul. Ma arvan, ilma sinu juhatuse all siin saates osalemata ei oleks seda tulnud. Sa küsisid enne, et miks ma kuju kaasa ei võtnud ja laua peale ei pannud. Panen siis, kui Jaan Tõnissoni fond on ka teise osa auhinnast üle andnud meie saatele sinule ja siis saame mõlemad hoida Jaan Tõnissoni kujukesi enda laua peal. Nii et väike vihje Jaan Tõnissoni fondile. Sinu kommentaar teidab mu südame rõõmuga, aga sinu see... Üleüldse võiks eelmine laureaat valida järgmise, nii nagu Delfi teeb mõjukate edetabeliga. Tõepoolest. Aga lähme ajaloominutite juurde. Et ajaloos on ka täna väga palju tähtsaid asju. Sina ka oled saanud osaks ajaloost juba, on ju, see oli eelmine nädal, on ju. Nii et see on osaks ma ei tähtsustaks seda üle, see oli muide minu 4. meediapreemia, esimesed 3 on tulnud kultuuriajakirjandusest, aga ma olen jätkuvalt väga tänulik. Andke veel auhindu. Delfi ERR. Näiteks, et see kultuuriauhind oled juba 3 tükki saanud. Sirp, teater, muusika, kino ja teatri aasta auhind. Kõik kirjutamise eest. Tubli. Aga 1613, 17. veebruaril juhtus niisugune huvitav asi, et toona käis Taani ja rootslaste vahel sõjategevus ja Taani väed siis üritasid või maabusid Hiiumaal. Et kui siin tihtipeale räägitakse Saksamaa ajakirjanduses, et Hiiumaa võib olla järgmine, siis ka taanlaste vaatest nad võtsid ründasid siis rootslasi, võttes Hiiumaal väikese platsdarmi ja püüdsid minna sealt üle jääde on ka tähtis praegu, Saaremaale, aga said lüüa ja väga hävitavalt, nii et olid sunnitud taanduma. 1934 pikendati Läti pealinnas Eesti ja Läti vahel 1923 sõlmitud Eesti-Läti liidu lepingut ja loodi ka võimalused kolmandatele riikide ühinemiseks lepinguga, aga väga õnnestunud see liitlaste leidmine toona ei olnud, nagu me teame. 1974 oli üks kummaline sündmus Tallinnas Viru hotelli juures, kus toimus Volga sakslaste meeleavaldus. Moskvas oli selline meeleavaldus toimunud mõni aeg varem, kust lõuti siis võimalust ümber asuda Saksamaale, austada inimõigusi, vabastage Moskva demonstrandid osavõtjad ja miilits pidas siis väidetavalt kinni üle 100 inimese Viru hotelli juures 74. aastal. 1989 oli tegelikult väga märgiline sündmus, et 89. aastal, kui me olime veel okupatsiooni all ja iseseisvuse taastamiseni oli jäänud peaaegu 2 aastat, siis võttis Eesti NSV Ülemnõukogu presiidium vastu otsuse kuulutada 24. veebruar iseseisvuspäevaks. Tegelikult sügav okupatsiooni aeg veel. Nii et mõnes mõttes me võime ka iseseisvuse taastamise teatud märke või sellise maamärki võtta sealt. 90. aastal taasasutati Kaitseliit. 1598. aastal valiti Vene uueks tsaariks Boriss Godunov, et kui ilmselt paljud arvavad, Boriss Godunov on ainult kirjanduslik tegelane, siis tegelikult ei ole, et ikka täitsa ajalooline isik ja tsaarina tegutsenud. 1814 purustas Napoleon esimene Mormanti lahingus Venemaa ja Württembergi ühendväed. 1864. aastal Ameerika kodusõjas lasi siis konföderatsiooni ehk lõunaosariiklaste allveelaev põhja sõjalaeva. Neil oli allveelaev. Esimene kord, kui allveelaev on uputanud sõjalaeva 1864 Tuulest viidud romaanis ei räägitud sellest midagi. Ei, ma arvan, et see ei olnud ka toona teada fakt laiemalt, et aga allveelaev ise uppus, et sai kahjustusi uppus.
1947 alustas Ameerika Hääl raadiosaatajaid Nõukogude Liidu eri piirkondade tarbeks ja 1979. aastal tungisid 90 000 Hiina sõdurit Põhja-Vietnamisse. See on ainus see oligi viimane sõda, kus Hiina on sõdinud ja väidetavalt siis ka see Hiina sõjaväejuht, kes Xi korraldatud siis suurpuhastuse käigus ka korruptsiooni vähemalt ettekäändel kinni peeti või põhjusel kinni peeti, oli üks väheseid kõrgemaid ohvitseere, siis, kes selles sõjas ka päriselt osales. Nii et tegelikult, kui räägitakse Hiina sõjalisest võimest, siis 79. aastal oli Hiina viimane päris sõda, päris sõjaväeline kogemus. Aga 18. ehk tänasel päeval oli 1268. aastal väga tähtis sündmus, toimus Rakvere lahing ja Rakvere lahing oli siis Taani kuninga vasallide ja Liivi ordu ja Tartu piiskopi vägede ja ka Eesti malevate vahel lahing Novgorodi ja Pihkva vägedega. Et esimese lahingu võitsid venelased, kaitset taandusid Rakvere linnusesse, aga teise lahingu võitsid juba siis Liivimaa ja Eestimaa toonased kaitsjad. 1918 võttis Saksa põhjakorpuse juhataja vastu Kuressaares siis Haapsalus resideerunud Eesti esimese polgu komandööri polkovnik Ernst Põderi, hilisema kindrali, kes siis, või mitte Põderi enda, vaid Põderi läkitatud saadikud, kes siis teatasid, et rahvusväeosad kavatsevad avada rindes augu selleks, et Saksa vägedega mitte sõdida ja see oli siis üks eeldusi vabariigi väljakuulutamiseks 24. veebruaril. 1919 sõlmisid Eesti ja Läti valitsus Tallinnas kokkuleppe Läti rahvusväeosade loomiseks Eesti Vabariigi sõjaväe koosseisus. 2014 väga tähtis sündmus jälle, et välisminister Urmas Paet ja Venemaa välisminister Sergei Lavrov kirjutasid alla Moskvas Eesti ja Venemaa piirilepingule, mida pole kunagi ratifitseeritud Venemaa poolt. Maailmas 1814 jälle Napoleon tegutses jälle, ehk ühel päeval võitis venelasi Württembergi ja teisel päeval võitis siis Austria ja Westfaali ühendvägesid. Et suhteliselt kiiresti käis see. 1916 esimene maailmasõda, Kamerunis alistusid sealsed viimased Saksa väeüksused esimeses maailmasõjas ja 1932. aastal kuulutas siis Jaapan välja Mandžuuria iseseisvuse ehk selline nukuriigi loomine nagu Donetski ja Luganski siis on täna. 19. veebruaril Inglismaa ja Holland sõlmisid Westminsteri rahu 1674 ja Hollandi kolooniad läksid sellega siis Inglismaa võimu alla. 1954 anti Krimmi oblast Venemaa koosseisust Ukraina koosseisu ja 2004. aastal algatas Leedu parlament toonase presidendi Rolandas Paksase tagandamise väidetavate sidemete tõttu organiseeritud kuritegevusega. Venemaa sidemeid toona taas tõendada vähemasti ei õnnestunud, kui neid isegi oli. Ainuüksi selle ajaloo rubriigi eest tuleks sulle anda Jaan Tõnissoni preemia, tuleta veel kord meelde. Ja ma ei rääkinud Tõnissonist täna midagi. Kuigi Tõnisson ka kindlasti tänastel päevadel oli teinud midagi. Aga päriselt tõenäoliselt oleme me ainuke sõjaajaloo saade, mis praegu on regulaarselt eetris. See vajaks tähistamist. Ma arvan küll. Meil varsti tuleb kindlasti mingi ümmargune sündmus, mille puhul me palume kõigil oma püsikuulajatel endale tort osta. Ja Tõnissoni fondil see preemia üle tuua kalendriväliselt. Edetabel, Müncheni julgeolekukonverents, üks selliseid suuremaid asju ühelt poolt, teiselt poolt selline jututuba, et minu arust see oli väga hea kajastus. Postimehe välistoimetus Evelin Kaldoja tegi minu arust ülihea kajastuse Münchenist, nagu oleks ise kohal olnud. Ja üks teema siis või kaks teemat, mis on saanud palju kajastust. Üks on USA välisminister Marco Rubio kõne,
milles ta tegelikult liiga palju uut ei öelnud, aga mille peale kõik plaksutasid, kui ta ütles, et me tegelikult oleme kõik Euroopa lapsed ja väga palju ilmus sellist infot, et no nüüd on lõpuks ameeriklased aru saanud. Kahjuks me oleme selles situatsioonis olnud ka korduvalt varem. Ja teine teema, mis sai tähelepanu, et Kaja Kallase väga halb pokkerimängija nägu, et ta ütleme nii, et ei hoidnud emotsioonide väljendamist tagasi sel ajal, kui seal erinevad inimesed kõnet pidasid. Rubio tegelikult ütles sisuliselt sama, mida J.D. Vance ütles natukene ilusamini ja võib-olla seepärast kõlas Rubio kõnega natukene hirmutavamalt, et seal oli tuldud nagu siluma midagi, aga sisuliselt millegi peale seal plaksutada ei ole. Mina arvan ka. Münchenis öeldi välja ka üks 2 aastat tagasi toimunud sündmuse põhjus, eks 2 aastat tagasi suri Venemaa vangilaagris Aleksei Navalnõi. Toona oli kahtlus juba, et tegemist ei ole nagu loomuliku surmaga, vaid tapmisega ja väidetavad siis koeproovide analüüs lääneriikides on toonud välja, et selle põhjuseks oli siis tõesti mürgitamine. Mürk oli siis pärit mingilt konnaliigilt, mis noolemürgi konn, mis elab tegelikult Lõuna-Ameerikas. Et mina ei saanud aru, kas tegemist oli sünteetilise mürgiga, mis sarnaneb sellele noolekonna mürgile või oli päriselt noolekonna mürgiga tegemist, et mille kuradi pärast tegelikult peaks mürgitama polaarjoone taga Lõuna-Ameerikast pärit konnaga. Kuidas siis sinusugune vana kapokas ei tea, kas FSB-l on eksootiliste konnade farm või mitte? Kindlasti on, et selles suhtes, et kindlasti on see olemas, aga võimekus selliseid mürke kasutada, aga ma mõtlen lihtsalt, et Põhja-Polaarjoone taga Lõuna-Ameerika konna mürki kasutada, et FSB käsutuses on palju teisigi mürke, mis on nagu piirkonnale eripärasemad, et kui see oli tõesti Lõuna-Ameerika noole nagu see loomaaiast laenasid kuskil. Ilmselt seal läheduses vaevalt, et leidub mõnes sellises troopikamajas noolemürgi konna. Ma ei tea, peaks Tallinna konna kollektsiooni ka üle vaatama selle pilguga. Õige. Venemaa sõda Ukrainas tammub paigal ja kuigi täna on läbirääkimised Genfis, siis tegelikult Venemaa on teatanud küll 12 küla vallutamisest selle kuu jooksul, aga meenutagem, et 4 aastat tagasi oli tegemist maailma teise armeega. Täna ma ei tea, kuidas väga paljud riigid suudavad seda maailma teist armeed veel tõsiselt võtta. Et oht ei ole kindlasti, ta kindlasti ei ole ohutu, seda kindlasti. Võimalus valearvestuseks on olemas, aga 4 aasta jooksul täiemahulise agressiooni algusest ei ole nad saavutanud mitte ühtegi eesmärki ja seda on väga oluline meeles hoida. Välisministri välispoliitika kõne parlamendis, seda oled sina hästi palju kommenteerinud. Tee seda veel. Jah, et minu jaoks nagu strateegia on selge, et on regionaalsele koostööle panustame nüüd muutunud oludes. Lisaks üritame teatud asjadega olla nähtavad ka Ameerika silmis. Seal oli kirjas natukene Kuuba opositsiooniga suhtlemisega kohta, mille puhul ma saan aru mitteformaalselt seal juba sellega tegeletakse natukene. Ja mingi teema oli seal veel, kus Ameerika nii-öelda tähelepanu üritati siduda ikkagi, et imelik natukene, et kui 23. aastal Urmas Reinsalu rääkis, kuidas ka rohepööre on meie välispoliitika nüüd vankumatu ja jääv osa, et siis sellest enam ei ole midagi, et natuke tundub, seal on sellist nagu meeleoludega kohandumist võib-olla rohkem, kui meie ametlik poliitika võimaldaks, et kliima siseriiklikult ikkagi see rohepööre on ju dikteerib väga palju. Et kui me selle lihtsalt maha tõmbame välispoliitilisest agendast, siis see tundub nagu natuke konjunkturismina. Ja siin võib-olla on paslik ära kajastada ka see sama tüli, mis oli vahepeal Kadrioru või erimeelsus, mis oli Kadrioru ja välisministeeriumi vahel. Et ma pean ütlema niimoodi, et minu jaoks oli hästi üllatav see reaktsioon, mis Eestis oli presidendi ütluse peale, et miks ma jätsin selle piirilepingu punkti siia sisse, et me välispoliitiliselt muretseme rohkem
Donetski oblasti pärast kui Petserimaa pärast. Et ma lihtsalt meenutan, et Artur Ahu järgi on tegemist Eesti aladega, mis on täna okupeeritud. Kuigi me oleme välispoliitiliselt deklareerinud, me kunagi ei tunnusta Krimmi okupeerimist ega Donetski oblasti. Teine asi, mis mulle hästi nagu kummaline on tundunud, nii Eesti avalik nagu riigiaparaat kui ka hästi palju avalik arvamus on mõistnud presidendi hukka, et kas, ma ei ütle, et presidendil oli õigus, et kas venelastega peaks rääkima või mitte. Peale seda on tulnud prantslased välja selle ettepanekuga. No Macron vist teatas, et ta hakkab rääkima. Neid me ei ole hukka mõistnud. Minu arust Poola on selle kohta öelnud. Neid me ei ole hukka mõistnud. Ja minu jaoks on see küsimus, et kui minna läbi rääkima, siis nagu see kuvand, mis nagu Eestis prevalveeris, oli see, et me peame minema rääkima Venemaa positsiooni läbi. Ei pea. Läbirääkimistel minnakse läbi rääkima oma positsiooni, mitte ei kohanduta teise järgi. See on minu arvates nagu üks hästi selline kummaline nagu asi, mida minu arust on see nagu väga suur õpikoht, et olles ka olnud erinevate riikidega läbirääkimiste, kaasa arvatud Venemaaga, olen ma mitut lepingut läbi rääkinud. Sa pead ikkagi minema oma positsiooniga, mitte mõtlema seda, et mida venelased tahavad ja siis kohanduma nendega. Et see on minu jaoks nagu üllatus. Ja see eilne välispoliitika kõne ka näitas, et afekti on nagu kohati tarbetult palju. Et loomulikult, kui teha positsiooni muutus, siis on mõistlik seda teha regiooniga läbi rääkides. Praegu NB8, Poola ja Saksamaa on ikkagi selle poolt, et isoleerida jätkuvalt Venemaad, kuna nad ei paista siirad olema oma rahu läbirääkimistes ja kui nendega rääkida, et siis see just kui legitimeerib nende narratiiviga Trumpi silmas, et midagi justkui on nagu tehtud ja läbi räägitud ja tahetakse nagu, et seda rahupüüdlust võetakse tõsiselt, et arutada võib, aga selliseid asju võiks teha ka regioonis koordineeritult, mitte nii, et ühe riigi pea ja hakkab meedias seda lahendama. 100% nõus, et seda võiks teha regiooniga koordineeritud partneritega, seda võiks teha oma riigis koordineeritult. Et sellised, nii nagu me nägime Kasahstani puhul ja nii nagu me nägime nüüd, kindlasti ei tule see avalik tülitsemine Eesti julgeolekule ega ka välispoliitikale ega tõsiselt võetavusele, mitte kuidagi kasuks. See pole ainult presidendi omadused, Kross ja Mihkelson on mingites küsimustes täpselt sama palju vastandunud ametlikule nii-öelda retoorikale. Need ei ole leidnud käsitlemist. Eestis kehtestatakse ühtsed reeglid varjendite rajamiseks. Lõpuks on nii kaugele jõutud, et lihtsalt ma mäletan ise ministeeriumi töötamise ajast, et kuna ja kus iganes rääkisid varjenditest, siis ametlik poliitiline seisukoht oli see, et me mingid varjendid mitte kunagi ei vaja. Et tegemist on raha raiskamisega. Mul on väga hea meel, et on jõutud selle kehtestamiseni, et väga tubli. Venemaal on väga suur uudis Telegrami kanali piiramine, et Venemaal on Telegrami kanalit kasutab sisuliselt enam-vähem kõik ja seda kohalikku loomingut, Telegram on ka tegelikult Vene ettevõtja looming, et kes ei ela küll täna Venemaal ja on keeldunud nende serverite hoidmisest Venemaal, see on ka põhjus, miks seda piiratakse. Ja väidetavalt, kui veel 8 aastat tagasi oli 20 000 kasutajat Telegramil Venemaal, siis täna on 100 miljonit. Praktiliselt enam-vähem kõik, kes vähegi suudavad telefoni kasutada, seda rakendust kasutavad. Ja see on avaldanud väidetavalt siis mõju ka rindel, et ka rindesõdurid kasutavad Telegrami erinevate sidepidamisvahenditena ja ka droonide opereerimise toetusena. Nii et see on rindel arvestatava mõjuga. Venemaalt ka teine asi, Wagneri endiste liikmete kasutamine hübriidoperatsioonide siis inimeste värbamiseks, et siit on väga hea tegelikult Siseministeeriumi algatus panna Ukrainas sõdinud inimesed musta nimekirja, Schengeni musta nimekirja. Täna seal on küll mingisugune 300-400 inimest, aga küll jõutakse ka 1000 ja 10 000-teni. Sa oled aru saanud, kuidas seda tuvastatakse, kas Ukraina siis annab vastavalt? Ma usun küll, et ka Ukrainaga koostöös käib see. Ja ütleme nii, et ega
Kindlasti on ka Kaitsepolitsei ja Välisluureamet selle 4 aasta jooksul jõudnud koguda andmeid, et kes seal osalejad on. Kindlasti satub sinna surnud inimesi, kindlasti satub sinna igasuguseid... Seal peaks teoorias olema üle 1 miljoni inimese siis. Jah, peaks küll. Aga see ka näitab, et tegelikult on see õige tee. Venemaal kärgatas Leningradi oblasti sõjaväepolitsei peakorteris plahvatus. 3 inimest hukkus väidetavalt ja hoone varises osaliselt kokku. Tegemist on sõjaväe territooriumil asuva hoonega, mis seal toimus. Täna selle kohta infot ei ole. Teine staabi info tuleb Soomest, et Soome valis NATO eelpaigutatud maavägede staabi asukohaks Rovaniemi, mis mitu kindralit Eestis kritiseerisid seda, mitte et Rovaniemi paigutamist, vaid et me pigem läksime siis nagu panime oma auru diviisi peale, mitte selle eelpaigutatud maavägede staabi tugevdamisele. ISISe naised ja nende lahkumine Süüriast. See on teema, et osad näiteks Austraaliasse Süüria võimud ei lubanud neid inimesi tagasi. Ja seal käib õppus Siil. Maailmakuulsa drooniüksuse siis liikmed ütlesid, et õppustel oli väga kerge. Sai NATO vägedega päris ilusti hakkama. Sellest kirjutas tegelikult ka Vahur Lauri vist maikuus eelmine aasta ERR-is ja seda tõdeti ja Kaitsevägi pole sellest suurt numbrit teinud, et see Ukraina muidugi narratiiv on natuke lihtsustatud ja sealt tuleb vaadata ka nagu Stratcom püüdlusi Ukraina omi, et tahetakse näidata, kui väga Euroopa sõltub Ukraina sõjalisest know-how'st ja suures plaanis on see kõik tõsi. Hollandi kaitseametnik teatas, et F-13 lennukite tarkvarauuenduse kaitsekoode saab lahti häkkida. See on huvitav avaldus ja kui see nii on, siis see oleks mõnes mõttes ka kasulik USA-le, sellepärast et kogu selle Trumpi nii-öelda ähvarduste pikaajaline mõju on see, et keegi ei taha uutesse tehingutesse minna osapoolega, kes hakkab šantažeerima pärast neid sõltuvusi, mis kliendil on sul tekivad. Ja, lihtsalt meenutan ka seda, et Hollandi F-35 olid alles hiljuti Ämaris Eesti siis õhuruumi kaitsmas. Siseministeerium kolib Koplisse. Jah, ma ei oska sellest midagi arvata. Spetsialistid ütlesid, et neid on nüüd lihtne ära lõigata, et peaks äkki Siseministeeriumile tegema ka mingi regulaarse meretee siis, et kui Poolsaare maismaa kinni pannakse. Kuidas sina seda endise Siseministeeriumi ametnikuna hindad? Siseministeeriumi on püütud korduvalt ära kolida, siiamaani pole see õnnestunud. Et Siseministeerium on kuidagi ankurdatud ikkagi Pagari tänava veerd. Aga ma ütleks niimoodi, et ma arvan, et Kopli on tunduvalt parem kui see superministeerium, sest Siseministeeriumi on püütud ka ju korduvalt superministeeriumisse kolida. Ja ma arvan jätkuvalt, et kõiki munasid ühte korvi pannes on seda palju lihtsam elimineerida. Ehk et seda Väike-Ameerika ja Suur-Ameerika vahelist maja on palju kergem destabiliseerida selliste hübriidsete rünnakute või ka pronksöölaadsete sündmuste korral kui eraldi asuvaid hooneid. Ja siin tuli ka uudis selle kohta, et ka politsei kolitakse ju Rahumäe kinnistule kokku. Ka Keskkriminaalpolitsei näiteks, mis täna asub Koplis, ka see Kalevi kommivabriku sisu, mis asub siis ümber sinna Rahumäe teele ja mille kõrval on ka Välisluureamet. Et minu arvates on, et see näeb ilus välja, kindlasti on rahuajal väga tore, aga kriiside korral kõiki nagu asutusi koondada ei ole minu arust kuigi hea mõte. Seda saab vaadata ka teistpidi, et kui veel laad peaks niikuinii õhukaitse turvama, et siis selle sama mulli siis see mahub ka politsei, et seda saab mõlemat pidi vaadata. Saab, aga nagu me teame, õhukaitse pole ainus asi, mida see vajab. Võib-olla siis politsei turvabki veel laad ka sealt maa pealt. Aga NATO algatas operatsiooni Arctic Sentry. Jah, see ei olegi nagu operatsioon ametlikult, vaid nad nimetavad neid nüüd mingiteks tegevusteks, sõjalisteks tegevusteks, mis on SACEUR-i nii-öelda juhtimise all, eraldi Põhja-Atlandi nõukogu nõusolekut ei vaja. Ja eks see on nüüd siis vajalik, hädavajalik selleks, et seda Gröni asja kuidagi ohjata ja näidata avalikkusele, et NATO on Ameerika jaoks
olemas. Me oleme kogu aeg mõtelnud, kas Ameerika on NATO jaoks olemas, et vahepeal tuleb ka seda näidata, meelde tuletada. Tõsi. Nii, aga edetabel täitsa uskumatul kombel sai läbi, et nüüd me oleme soojaks rääkinud ja lähme esimese teema juurde. Nii, meie esimeseks teemaks on julgeolekuasutuste aastaraamatud, välisluure aastaraamat, Soome ja Rootsi mõned aastaraamatud ka on sattunud valikusse ja mina pean tunnistama, et nii palju, kui ma lugesin Eesti välisluure aastaraamatut, mulle meeldis see rohkem kui mingisugused võib-olla 3-4 aastat tagasi, et minu arust ta oli kompaktsem, rääkis rohkem asjast, kui mingisugused aastad tagasi seal oli võib-olla ütleme, ma saan aru, et seal oli mõte näidata Venemaa sõltuvust, eks ühe kaubiku näitel, et kui palju tegelikult sellest Vene kaubikust on lääne, siis mulle nagu väga meeldis näiteks Venemaa majanduse seisu käsitlemine selles aastaraamatus ja mida ka sina oled viidanud, et tihtipeale ei võeta julgust prognoosida. Seal oli öeldud, et Venemaa majandus ilmselt see aasta ikka ei kuku kokku. Et ma nagu ei ole varasemalt väga palju selliseid prognoose märganud ja arvestades veel, et väga paljud analüütikud, luureasutuse välised analüütikud on öelnud, et suvi on selline aeg, kui Vene majandusel võib olla väga-väga valus ja raske. Jah, mulle ka kokkuvõttes pigem meeldib selline nagu napp toon, et kui võrrelda eriti Soome sõjaväeluure väljaandega ja ka teistega, ma lugesin ka Taani ja Rootsi Rootsi hiljuti vist see nädal andis välja sõjaväeluurega oma raporti, et siis üks küsimus ikkagi on Läänemere teemalünk, et seda käsitleti kuidagi Vene nii-öelda poliitilise pilgu läbi, aga eelmine aasta ikkagi drastiline halvenemine toimus, kui vaadata lihtsalt intsidentide arvu ja NATO ka ju reageeris siin, eks ole, millelegi ometi reageeriti, et ikkagi ootaks, et meie luure ka selle veekogu osas mingi seisukoha võtab ja natuke sellega rohkem tegelema hakkab. Et tore oli näha, et seal AI-d käsitleti. Soome sõjaväeluure käsitles seda rohkem nagu luuretöö kontekstis, aga siin oli toodud ka siis konkreetselt nagu AI küsimusi päevakorda. Et oleks võib-olla oodanud ka natuke suuremat järjepidevust selle Vene sõjalise arengu nagu analüüsi osas, et lihtsalt see, ütleme niimoodi, granulaarsus ebaviisakalt, et see nii-öelda detailsus ja süsteemsus oli, terviklikkus oli eelmine kord parem nagu natukene, et seekord rõhutati teatud osiseid, aga VLA-l on päris hea nagu vastase sõjalise analüüsi võime ka, et seda võiks rohkem demonstreerida nendes raamides, mida varem on endale lubatud. Ja minule jäi segaseks natuke nüüd see osa, et see sõjatööstuskompleksi näiteks ka 4 aasta jooksul on enam kui 17 korda suurenenud sõjaväe suurtükimoona tootmine. Seal on ka miinid sees ja see ei ole ainult haubits kogu nii-öelda. Ja arvestades, et Venemaa on siiamaani ikkagi toetumas ka Põhja-Korea tarnetele, viimasel ajal küll võib-olla vähem natukene, aga ütleme nii, et jah, seda on käsitletud, aga minu jaoks see osa ei nõksa nagu segaseks, et mis see nagu see Venemaa nagu tulevik on, et jah, et nad on suutnud hakata rohkem tootma, mis on üliloogiline. Nad on õppinud rohkem kui lääneriigid või ka Eesti, et meenutame, et Eesti ei ole mürsutootmist käima saanud nende 4 aastaga. Miine juba vist jalaväe vastaseid miine toodetakse Ämaris. Jah, tõsi, vabandust. See on käima saadud Ämaris, aga kaitsetööstuspark, ma saan aru, et on vaidlustatud seal ka metsaraie, et see plats puhtaks teha ja kui see kohtuasi nagu ära ei lõppe nüüd lähiajal, siis tuleb linnurahu peale ja siis on jälle nagu lükkub see pargi rajamine edasi. Et demokraatlikes riikides on piirangud, mida autokraatlikud riigid ei pea arvestama. Aga ma ütleks niimoodi, et riigikaitse huvides ühe platsi puhtaks võtmine sellel ajal ei ole nii suur kuritegu kui ootamine nende mürskudega veel. Et selles suhtes see äkki, aga nüüd me läksime nagu eemale sellest, aga nüüd
korra tulles tagasi selle viimaste uudiste valguses kokku kuivava veekogu nimega Läänemeri juurde, siis selle kontekstis on VLA aastaraamat või välisluure aastaraamat ja näiteks Rootsi sõjaväeluure ütlevad natuke erinevat, räägivad sellest kaablite katkemisest ja nende vastasest rünnakust. Soome oli seal, kes omistas selle kaudselt Venemaale. Rootsi ka omistas. Okay. See jäi mul kahe silma vahele. Et selles suhtes minu jaoks see on nagu segane, et Soome ja Rootsi ütlevad, et just kui midagi on ja Välisluureamet ja Kaitsepolitsei ütlevad, et midagi ei ole. No Välisluure ei ütle tegelikult, et ei ole, nad ei ütle nagu midagi, et pigem Välisluureameti peadirektor ju aasta lõpus ütles, et heidutus toimib, heidutus ei saa õnnetusjuhtumite vastu toimida, ehk siis mingi kaudne selline omistamine on toimunud, aga natuke on näha seal kuidagi ebakindlust selle teema suhtes, et võiks ju rääkida. Heidutus saab küll toimuda õnnetusjuhtumine, muidugi hooletus. Ja, see on jah turvaprotokollid, aga selleks ei pea NATO... tead, et sa saad hooletuse korral vastu näppe, siis nagu... Selleks ei pea NATO operatsiooni, eks ole, algatama. Aga jah, et kas või selle teema rahvusvaheliselt nähtavana hoidmiseks oleks võinud paar sõna selle varilaevastiku probleemi kohta, mis tegelikult akuutselt on süvenenud eelmine aasta seal juttu olla, et Eesti tegelikult ka Eesti Välisministeerium on teinud eelmisel aastal ka pingutusi, et teised Läänemere riigid ka seda asja tõsisemalt võtaks, aga siiani ei ole tulemust väga olnud. Varilaevastikust me veel räägime natuke, aga räägime korra veel sellest, mis sinu jaoks oli nagu selline uudne või nagu nurk, mida sa varasemates aastaraamatutes võib-olla ei olnud näinud? Võib-olla kõige selgem uudis oli see, et nii-öelda varusid suudavad taastada lisaks sõjapidamisele, aga ja osutus ka sellele nii-öelda teatud võime asümmeetriale, mis droonisõjas tundub, et natukene süveneb nüüd. Et mida sellest järeldada võib-olla mitte päris seda, mida Kaupo Rosin eessõnas ütleb, et me oleme kõik vajaliku heidutuseks teinud, et ma pigem loen sealt põhiosast vastupidi välja, et me peame nüüd pingutama teatud võimelünkade sulgemisega, et see heidutus edasi toimiks. Sest üldiselt kuigi Rootsi ja Taani andsid ka ajalised tärminid, millal on nii-öelda kohalikku sigadust venelased valmis korda saatma, et siis tervikuna, et see saab toimuda kahel juhul, eks ole, et kui on mingi võime asümmeetria ja tekib kiusatus või kui lihtsalt Putin mõtleb, et paneks nüüd täiesti hullu enne surma siin ja lükkaks kogu selle asja, mis veel on järgi Vene sõjaväest, eks ole, täieliku nagu all-in, eks ole. Putin ei tundu pigem selline all-in tüüp olevat nagu lääne suunal, aga ma ei tea, võib-olla viimase 4 aasta valguses tuleks seda ka nagu ümber vaadata. Ma arvan, et seal on üks asi võib-olla, mis on lihtsalt, ma andsin ühe intervjuu Poola nädalalehele ja poolakad küsisid see tõukus minu sellest Saksamaa teemalisest artiklist, et Saksamaa võib olla hoopis tõeline sihtmärk, et ajada mis väljaandes Baltic Sentinel sai väga palju lugemisi ka Saksamaalt, et jällegi Jaan Tõnissoni fondile väike vihje, et rahvusvaheline nähtamus võiks ka olla arvamusliidri üks omadusi. Aga lihtsalt, mis ma tahtsin selle Poola ajakirjanikuga suheldes öelda, et ka seal tuli jutuks näiteks ka Leningradi oblast, et kui võtta nagu Poola ja Balti riikide valmisolek kanda sõjategevus väljaspool oma territooriumi, siis see on täna olemas. Kui ma vaatan Saksamaa retoorikat, siis ma ei näe seda. Et me sõdime esimesest meetrist, aga me ei sõdi nagu ennetavalt, nagu -1 meetrist Eesti piirist või Läti piirist või Poola piirist. Et Venemaa saab väga hästi aru, et ka Leningrad ei ole talle mitte õnnistus, vaid väga suur probleem konflikti korral, sest Baltikumi ja ka Poolat on väga keeruline kaitsta, kui sa ka Leningradi tasa ei lülita. Sõjaliselt tasa, ma ei mõtle, et seda peaks okupeerima, sõjaliselt tuleb ta tasa lülitada. Poola parlament võttis maha siis keelu osaleda teiste riikide kaitseväeteenistuses poolakatel ja ühe põhjendusena tuuakse ka siis erinevaid õppusi ja arusaami, et selle Suwałki edukaks kaitsmiseks võib olla vaja ka Ukraina suunalt midagi teha, et vägesid siduda.
Okei, aga võtame selle teema kokku, et tegelikult oli hea lugemine, et tehke veel, vahetame teemat. Nii, teine teema on meil siis Kuuba ja Iraani suunal küpsev selline või küpsetatav konflikt ja Ameerika Ühendriigid on tegelikult mõlema riigi suhtes samme tegemas. Ma teen lihtsalt väikse prognoosi, et kui Kuuba või Iraan, kumb ennem mingisuguse lahenduseni jõuab, lahendus võib olla see, et kõik kuulutavad ennast võitjaks, eks nagu juhtus eelmine aasta selle Iraani-Iisraeli sõjaga, kuhu ka Ameerika sekkus, siis nii Ameerika, Iisrael kui Iraan kuulutasid ennast ju konflikti lõppedes sõjavõitjateks. Peale seda tuleb Trump tagasi Gröönimaa juurde. Siis tekib mingi Kuuba mingisugune värelus ja peale seda tuleb ta jälle tagasi Gröönimaa juurde. Lihtsalt prognoosid. No Münchenis vist ütles ka Taani peaminister kuskil seal vahepeal, et Gröönimaa teema ei ole Trumpil meelest läinud. Mul on hea meel, et Taani peaminister on minuga nõus. No näed. Ja eks ta on ka mures, sellepärast Kuuba osas 2 olulisemat eelindikaatorit on juba punases. Venemaa tõi oma personaliselt ära ja Eesti E-riigi akadeemia ei teegi riigihankeid Kuuba E-riigi tugevdamiseks, mis iseenesest on absurd, need samad kuubakad, kus Kuubal teadupärast 21. aastal siis arreteeriti seal 1500 vist inimest, eks ole, poliitvangid, keda piinati, peksti, et nende sama Kuuba nii-öelda repressiooniorganite esindajad sisuliselt käisid ka Eestis õppimas e-riigi arendamist. Aga mis seal saama hakkab, eks ole näha, et seni on kommentaatorid ka olnud kuidagi nagu kõhevil või tõrksad selle osas, et kas USA piirdub seal mereblokaadiga ja esitab siis mingeid tingimusi või üritatakse siis nii-öelda kukutusrünnakut ikkagi, kas siis konventsionaalselt või ebakonventsionaalselt seal ellu viia, et oma mure on seal Ameerikal ka Hiina pärast, kellest on saanud Venemaa äralangemisel üks olulisemaid doonoreid seal Kuuba jaoks, et kindlasti nii-öelda dilemmasid on seal Trumpi jaoks ka. Ja Iraaniga, kui vaadata Iraani ja USA suhteid pärast teist maailmasõda, siis see on juba traditsiooniks saanud, et igal 10. on midagi suurt käimas, et pantvangikriis, eks ole, diplomaatilised suhted katkesid. 80. lõpus oli tankerisõda, mis oli USA suurim meresõda pärast teist maailmasõda, seal üks fregatt sai Iraani miiniga pihta ja lasti seal teisi aluseid ka põhja. Siis äsja oli meil, eks ole, ka pommitamine, et see on kahjuks juba tavaks saanud ja praegu käib Iraanil ja USA-l siis läbirääkimised Omaani vahendusel tuumaprogrammi üle, et eks näis, kas see sõjaline surve, see väekontingent, mida sinna on Iraani lähistele kogutud, et kas see tegelikult ka mingit rolli mängib. Seal Iraan pani just sõjaliseks õppuseks Hormuzi väinas seal mingid alasid kinni ja näitab nii-öelda oma võimet maailma majanduse tuiksoont mõjutada. Ja ta tegi seda paariks tunniks, aga sellest piisas, et nafta hinda tõsta ja mis peaks omakorda siis tekitama survet Ameerikale, et mitte seal mingisuguseid asju ette võtta, aga ütleme nii, et jah, üks lennukikandja juba on piirkonnas, teine on saanud käsu teele asuda, võib-olla tänaseks on juba teele asunud, aga tuleb arvestada, et selles piirkonnas on ka üks uppumatu lennukikandja nimega Iisrael, mis eelmise aasta suvel ründas ennast 79 korda suuremat riiki ja tegi seda väga edukalt ja arvestades, et neil ei ole ühist piiri, suutis ta ikkagi välja viia sisuliselt kogu õhutõrje, likvideerida suure osa sõjaväelisest tippjuhtkonnast, likvideerida tuumateadlased, kes seal kohapeal olid. Ja ma olen täiesti kindel, et kui Ameerika nüüd liigutab oma need lennukikandjad piirkonda ja seal peaks minema kuumaks, siis kindlasti nad kasutavad ka Iisraeli ja mina ei välistaks, et nad proovivad teha samasugust lahendust, nagu nad tegid Venezuelas, ehk et toovad selle mingisuguse juhtkonna tüübi ära. Ma olen täitsa kindel, et seal piirkonnas, kus asus varem
varem selle Maduro residentsi koopia on täna ehitatud mõnede teiste residentside koopiad, kus harjutatakse ka siis seda äratoomist, et ameeriklased on ka ebaõnnestunud Teherani vastaste operatsioonidega. Nad on seda ka varem teinud, ka Kuubal, ka Fidel Castro tapmisega olid nad ebaõnnestusid mitu korda omal ajal. Ma usun, nad on sellest õppinud, nad on saanud kindlasti tiivustust sellest Venezuela siis sündmusest, kus nad ei kaotanud ühtegi sõdurit, erinevalt siis nendest Kuuba vastastest Venezuelas ja tegelikult Teherani puhul on Iisraeli luure allikabaas vaatamata kõigele on Teheranis ja selles piirkonnas ikkagi nii tugev, et suure tõenäosusega ameeriklased toetuvad ka juudi riigile seda operatsiooni läbi viies. Kas nad seda teevad? Eks see on see, et oleneb, kuidas lähevad need läbirääkimised, kas Teheran allub sõjalisele survele. Näiliselt ta kindlasti ei allu, aga mingisugusele kokkuleppele on ka Teheranil tegelikult vaja jõuda, sest sellel hetkel, kui sul ei ole nagu õhutõrjet, siis taastada pole nad seda suutnud. Sa ei saa väga ülbitseda nagu lennukikandjatega, et kui sa ei suuda neid kuidagi moodi väärata. Sahkna eilses kõnes mainiti ka Iraani, jälle märk sellest, et otsitakse ikkagi ka USA-ga mingisugust silmsidet ja ühisosa, aga Iraani suhtes just nii konkreetseid vallutusi kukutussõjaks poolt tehtud siin kui Kuuba suhtes, kus siis on demokraatliku opositsiooniga ühendust otsitud. Et keeruline öelda, see võib olla ka lihtsalt, eks ole, surveakt. Et Iraanist iseenesest nii-öelda sõjaline võidupunkt, selline vähemalt retooriline on Trumpil juba käes. Ja mina mäletan aastaid, kui Iraani opositsioon otsis küll Eestiga kontakte ise. Sinuga isiklikult kuidagi? Oled sa kindel, et see oli Iraani opositsioon? See oli Iraani opositsioon. Olen minagi nendega. Kas neil oli opositsionääri tunnistused kaasas? Neil olid opositsionääri tunnistused. Et selles suhtes selliseid juhtumeid on olnud ja arvestades see, et nii Kuubas kui Iraanis on tegelikult need meeleavalduste vägivaldsed mahasurumised toimunud, siis Ameerika ilmselgelt kasutab ka seda võimalust ära, lootes ka siis kohalike toetusele. Milline see kohalike toetus tegelikult on väga raske prognoosida, sellepärast et seda üks ühele sa ei saa teada enne, kui sa oled selle operatsiooni läbi viinud. Ja muidugi Kuubal on see väga keeruline olukord. Minust oli väga hea lugu, oli kas pühapäeval äkki ETV-s sellest Kuuba olukorrast. Arni Alandi tegi selle loo, mis rääkis ka siis kütusekriisist peale Venezuela tarnete lakkamist, mida siis kohalikud ütlesid, et pole hullu, et kui bensiiniga sõita ei saa, nad sõidavad elektri nagu mingite tõukeratastega või asjadega, aga probleem pidi olema selles, et ka elektri tootmiseks vaja minevat kütust nagu liiga palju enam alles ei ole. Et mis seal nagu saab, kindlasti on Kuuba tegelikult humanitaarkatastroofi ees. ÜRO on sellega tähelepanu juhtinud, et see ei ole päris nagu rahvusvahelise õigusega kooskõlas. Selline blokaad. Et see tee praegu on sinna. Nüüd küsimus on selles, et kas Kuuba teeb mingisuguseid järeleandmisi. Ameerikal selgelt oma huvid on. Kuuba kommunism on neid häirinud alates selle tekkimisest selles saareriigis. Kuuba raketikriis, mida Nõukogude Liit tekitas. Ameerika välisminister on vist Kuubalt pärit või midagi sellist või Kuuba juurtega. Ja Marco Rubio vanemad on pärit Kuubalt ja Trump on sellele ka viidanud, et Marco Rubio võiks olla siis Kuuba juht. Kuberner. Kuberner. Et Marco Rubio tundub, et sobib peaaegu et igasse ametisse, et nii Kuubale, Venezuela juhiks oli ta sobinud ja samamoodi ilmselt Iraan võib-olla ka oleks siis nagu see teema. Et tegemist on väga võimeka inimesega, mille üle meil on muidugi väga hea. Tal on veel roll, et ta on mingi pea raamatukogu pidaja või midagi sellist ka veel Ameerikas, väga veidra lisarolle on tal. Ja Kadõrov on ka akadeemik, eks meenutagem ja mingi leiutajate klubi esimees ja ikka inimestel on palju rolle. Ja Vene vist praegust delegatsiooni Ukrainaga läbirääkimistel juhib vist sealne kirjanike liidu esimees.
Ja, nii et väga võimekaid inimesi on siin suurriikidel ees Kirjanike otsas. liit on väga tähtis. Mulle Kirjanike liit väga meeldib. Kirjanike liidud. Aga tõsi, mitte igast riigist. Aga võtame selle kokku, mis me prognoosime. Arvestades seda, et vägede koondamine käib, siis nii nagu Venezuela sündmustel on see, et kui kokkuleppele ei jõuta, siis ka pauk tuleb varem või hiljem. Kuuba puhul ma usun, et pigem proovitakse sellist Venezuela siis mudelit selle juhtkonna kõrvaldamiseks ja peale seda siis tehakse blokaadi osas väravad lahti. Iraani osas ma pakun, et pigem pommitatakse Iisraeli abiga mingid objektid jälle segi ja siis küll jõutakse ka Omaani vahendusel kokkuleppele. Mina prognoosida ei julge, aga olen hea meelega hiljem hindan sinu prognooside täpsust, et teeks sellise nii-öelda määramatuse sigaduse siia saate lõppu sulle. Ja, aga suur tänu vaatamast, kuulamast ja eks me siis saame teada, kummal siis õigus oli, aga turvalist nädalat.